Sa ei usu, mida Ameerika Ühendriikide õhujõud Iraani vastu kasutamiseks ette valmistavad. Sõda Iraani islamirevolutsioonilise kaardiväe diktatuuri vastu sai uue tähenduse sellel kolmapäeval, 2026. aasta 29. aprillil, sest Trump ei suru Teherani ainult mere kaudu. Nüüd tuleb sõnum ka õhust, kuna B-21 Raideri uue põlvkonna vargpommitaja edasiminek lubab muuta Iraani režiimi sõjalist kalkulatsiooni. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaudus versus standardil miuson auvise. Ameerika Ühendriigid kiirendavad õhusõiduki arendamist, mis on mõeldud kaugmaa rünnakuteks, väikese avastatavusega tegutsemiseks ja missioonideks väga kaitstud piirkondades. Ameerika õhuvägi teatas, et B-21 sooritas õhus tankimise KC-135-ga. See suurendab lennuki tegevusraadiust ja näitab, et projekt liigub lubadusest reaalse võimekuse suunas. See detail on väga oluline. Õhus tankitav vargpommitaja saadab lihtsa sõnumi. Kaugus ei taga enam turvalisust. Iraani jaoks, mis panustab maa-alustele baasidele, tugevdatud rajatistele ja rakettidele survevahendina, kõlab B-21 areng tõsise hoiatusena. B-21 Raider loodi selleks, et läbida arenenud kaitsesüsteeme, kanda tavalisi ja tuumarelvi ning töötada ühendatult luure, jälgimis, luureandmete kogumise, side ja elektroonilise sõjapidamise süsteemidega. Teisisõnu, see ei ole lihtsalt lennuk, see on osa sõjalisest võrgustikust, mis on loodud sihtmärkide leidmiseks, ohtlike alade läbimiseks ja täpseks ründamiseks. Ja see muudab olukorra Teherani jaoks veelgi tõsisemaks. See toimib nii psühholoogilise kui ka sõjalise survena. Iraani režiim teab, et juhtimiskeskused, laod ja kaitstud rajatised muutuvad vähem turvaliseks, kui suur riik näitab lennukit, mis on loodud läbima kõrge ohutasemega alasid. B-21 ei ole veel tavapärane relv lahingutegevuses, kuid katsetuste kampaania on edasi liikunud. Veel lennukite saabumine Edwardsi õhuväebaasi Californias laiendas missioonisüsteemide, relvaintegratsiooni ja hoolduse hindamisi. Seejärel sõlmiti kokkuleppe tootmise kiirendamiseks, mille kohaselt antakse operatiivne üleandmine Ellsworthi õhuväebaasile Lõuna-Dakotas 2027. aastal. Kalender näitab, et Raider on juba riigist lahkunud. See areng seletab Iraani muret. Lennuk ei ole veel kogu laevastikus kasutusel, kuid juba lendab, testib tankimist, läbib integreerimist ja liigub kiiremasse tootmisliini. Režiimi jaoks, mis sõltub viivitamisest, poliitilisest kurnamisest ja pikkadest läbirääkimistest, vähendab iga lõpetatud etapp manööverdamisruumi. Teheran võib proovida jätkata jõupositsioonilt rääkimist, kuid vastane valmistab ette kaasaegsemaid sõjalise surve vahendeid. Sõjalisel tasandil on Iraan alati püüdnud oma nõrkusi kompenseerida strateegilise sügavusega. Selle asemel, et kõike avatud baasidesse koondada, hajutab ta struktuure, kaitseb rajatisi, panustab õhutõrjele, kasutab liitlasrühmitusi ja hoiab rakette piirkondliku hirmutamise vahendina. See loogika töötab paremini siis, kui vastane peab lähenema, võtma suuri riske ja leppima kulumisega. B-21 on loodud selleks, et murda see kaitstuse tunne. Tuucha Northrop Grumman esitleb seda lennukit, mis on võimas nagu kaugpommitaja, loodud läbima raskeid kaitsesüsteeme ja sooritama täppisrünnakuid ükskõik millises maailma osas. See kirjeldus näitab, miks see kaalub Teherani kaalutlustes nii palju. See ei ole lihtsalt uus lennuk. See on heidutusplatvorm, poliitiline signaal ja rünnakuvahend sihtmärkide vastu, mida rivaalitsevad režiimid peavad liiga hästi kaitstuks, et neid tabada. Surve tuleb ka naftast. Kui Hormuzi väin on pingeline, reageerib ülemaailmne turg kiiresti. Nafta hind tõusis, kui ilmnesid märgid Trumpi rahulolematusest Iraani ettepanekuga. Kui Hormuz on blokeeritud, lähevad valitsused häireseisundisse. Ettevõtted hindavad riske ja Iraan püüab muuta rahvusvahelise meretee läbirääkimiste vahendiks. Kuid just siin tundub Ameerika strateegia kõige kindlam. Valge Maja ei taha lihtsalt avada mereteed uuesti. Tahetakse takistada Teherani kasutamast Hormuzi selleks, et taastuda ja jätkata oma sõjaliste projektidega. Iraan püüab müüa ideed, et kaubandust võiks praegu leevendada ja tuumateemat arutada hiljem. Trump annab vastupidist märku. Leevendamine ilma konkreetsete järeleandmisteta tähendaks eelise andmist režiimile.
õhujõud tulevad siin mängu survevahendina. B-21 tankimise test näitab ulatust. Kiirendatud tootmine näitab kiireloomulisust. Veel testlennukite saabumine näitab, et projekt on edasi liikunud ja kriis Iraaniga on kauge demonstratsioon. See on sõnum, mis saadetakse siis, kui Teheran püüab blokeeringu hinda vähendada, ilma et vaidluse tuumas järele annaks. Iraani režiimi jaoks on probleem kahekordne. Lühiajaliselt surub blokaad majandust ja raskendab nafta normaalset liikumist. Keskmises perspektiivis suurendavad varppommitajad riski sõjaliste rajatiste vastu, mida Teheran on alati pidanud kilbiks. Iraan võib jätkuvalt rääkida vastupanust, kuid surve kasvab merel, majanduses, diplomaatias ja nüüd ka õhuruumis. Peamine on see, et Washington kasutab jõudu juba enne, kui on tulistanudki. Jõud avaldub mereväe liikumises, majandussurves, mittetäielikuks peetud ettepaneku tagasilükkamises ja tehnoloogia demonstreerimises, mis muudab kogu arutelu. B-21 ei pea Iraani kohal olema, et mõju avaldada. Piisab sellest, kui režiim usub, et peagi võib see olla valmis pikema ulatusega missioonideks. See on osa, mis teeb Teheranile kõige rohkem raskusi. Iraan on alati lootnud, et suudab oma kõige tundlikumaid asju varjata, venitada läbirääkimisi, survestada naabreid ja kasutada väina ülemaailmse mõjutusvahendina. Nüüd näeb ta, kuidas Ameerika Ühendriigid ütlevad sisuliselt, et neil on võimalusi reageerida mitmel tasandil. Merel, blokaad, majanduses, surve, diplomaatias, tuumanõudmised, õhus edasiliikumine. Iraani režiim tahab näida tugevana. Kuid kui ta pakub Hormuzi väina avamist blokaadi lõpetamise vastu, näitab see, et surve toimib. Kui ta otsib toetust Moskvast, näitab see, et tal on vaja tagalat. Kui ta püüab tuumateemat edasi lükata, näitab see, et see on kõige tundlikum punkt. Ja kui Ameerika Ühendriigid näitavad B-21 edenemist, on sõnum selge. Ameerika kannatlikust saadab sõjaline ettevalmistus. Seetõttu ongi B-21 Raider saanud selle etapi sümboliks. See tähistab taseme muutust. B-2 oli juba hirmuäratav relv. B-21 sünnib kui kõige kaasaegsem, integreeritud, ühendatud ja tugevalt kaitstud keskkondades sõjapidamiseks loodud järeltulija. Iraani jaoks ei ole see tavaline propaganda. See on hoiatus, et järgmine surveetapp võib olla palju raskem ohjeldada. Lõppkokkuvõttes surves toimub pööre. Iraan püüab survest pääseda Hormuzi väinas. Aga Ameerika Ühendriigid panevad lauale veelgi tugevama signaali. B-21 Raider liigub edasi. Iga edukas katse muudab selle ähvarduse reaalsemaks. Washington tahab takistada Teherani kasutamast naftat, rakette ja tuumaprogrammi kilbina, et piirkonda trotsida. Ja Iraani režiim teab, et aeg ei mängi enam nii kergesti nende kasuks. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini kursis milsonlaste kogukonnaga.